pärastlõuna ja oleme juba omadega praamilt maas. Ja nüüd mul on selja taga Shannon Falls, mis on ikka kõvasti võimsam kui need, mida me Vancouveri saare peal nägime. Ja see sõit siia oli nagu üks maailma inusamaid lihtsalt. Te peate ise kogema. Ma ei tea, kus me varem lihtsalt olime ja sellise aarde nii lõpus avastasime. Ai, kui te ületate kiirteed! Mase! Ja nüüd otse reportaaž, otse Squamishist. Lõpuks leidsime autole hostja. Nii et kõik läheb täpselt plaanipäraselt, et kuskil 19.20 kandis saame auto müüdud. Deposiit on maha pandud, saame veel nädal aega trippida ja peale seda on meil veel 10 päeva Vancouveris avastamisaega, nii et kõik on lihtsalt imeline, kõik jookseb lihtsalt nii hästi paika, et me oleme õnnelikud. Tere imelist hommikut! Päike juba kütab mõnusalt, siin on meie esimene vahepeatus. Brandywine Falls. Järgmine peatus Whistler, Kanada mägiseikluste pealinn. Linn British Columbias, kus on peetud 2 talgiolümpiat. Siin saab harrastada nii ekstreemset suusatamist, lumelauasõitu ja lihtsalt nii palju lõpmatul arvul tegevusi suvel. Whistler on küll talveparadiis, aga ega kevadel ja suvelgi siin igav ei hakka. Siin on nagu nii palju teha ja näha. Kujuta ette päeva, kus sa saad samal päeval käia nii suusatamas, päevitamas, ujumas, matkamas, nagu väga nice ju. Whistleris leiab tegevusi reaalselt lihtsalt igale maitsele. Jaa, ei. Mida sa näed? Siit näeb ju. Siit näeb ju igast merineid. Merineid sujub siin. Kaameraga sa ei näe need. Soe kevadine ilm. Kannu! Palju õnne! Kelle peal on kõik silmad. Naised lapsed vaatavad, ma tahan suureks saades selliseks saada. Naised vaatavad, ma tahan sellist meest omale saada. Mul alles seda. Raine. Pean tunnistama, et mul oli Kanada kohta eelarvamus, et see on metsikult külm kant, aga nüüd ma söön lihtsalt oma sõnu, sest mai alguses on kraad juba kuumem kui Eesti suve vältel ja sellest on nagu metsikult kahju. Tere hommikust ja imelist emadepäeva kõikidele emadele. Siin oleks nagu mingi hommikutervitus kuskil läbi televiisori ja võib-olla keegi vaatabki läbi televiisori ja saab selle väga hilinemisega kätte. Aga ööbisime siin Whistleri lähedal see on jõe ääres ja nüüd on aeg hommikus süüa. Vana hea klassika, koerapudel, koerapuder, õuna, banaani ja seemnete ja mandritega. Milline imeline pärastlõuna, et minna Seaplane'iga sõitma. Jah, te kuulsite õigesti. Need 2 koi, kes söövad vabal ajal nuudleid ja teevad põlvede peal kohvivett. Me läheme 250 taalasele lennureisile üle siis Whistleri, kõikide nende ilusate mäenõlvade, järvede, mida kahjuks ei ole võimalik hetkel vallutada, kuna need on veel lumised. Aga et optimaalselt seda aega ja kõike siin ära kasutada ja võimalikult palju näha, siis see on lihtsalt parim variant meile. Veits kriibib seda rahakotti, aga pole hullu. Elame korra ja raha ei ole rukis, et ainult aastas korra lõiked, nii et ma usun, et see kogemus, elamus on seda väärt. Kuidas on? Mis emotsioonid valdavad? Emotsioonid on täiega laes, kõik on nii pull. Laes meil ei ole toas. Kohe lämme lakke taevasse. Saab siukse mõnusa punkti panna Kanadale selle
Siukse mõnusa reisiga vaadates neid kõike mägesi. Aga täpselt 2 nädala pärast, meil on praegu läheb lend kell 1 ja täpselt 2 nädala pärast läheb ka lend kell 1. Ja kui me peaks selle suure reisilennukiga siit üle lendama ja sama kaadreid saama, siis naine saab. Mida? Musi. Musi, jah. Te olete kindlasti kuulnud vanasõna, tee tööd, näe vaeva, siis tuleb armastus. Võib-olla isegi liiga palju, aga siin on teile uus versioon sellest. Tee tööd, näe vaeva, siis saad reisida. Elu on liiga lühike, et veeta seda nina vastu ekraani. Et vaadata Netflixi, kus niikuinii mitte midagi ei tule. Kui võiks elada elu nii põnevaks, nagu see oleks romantiline seikluskomöödia. Elu on liiga abras. Elage metkes ja nagu enne ütleb, olgem rõõmsad kogu aeg. Mida sa oli? Üks kogemus, mida kindlasti siin kogeda või olla. Ilusamaid maasteid. Üks proua siin terve reisi ja magas 250 poole tunni une, et ta natuke palju välja käia. Igaüks vaatab ise, kuhu oma raha paneb. Ja tagasi reaalsuses. Purgisuppide juurde tagasi. 500 taala läinud ja purgid on taas tagasi. Jah, pere peale 500 taala hommiku jooksul oli siiamaani see rahakott sügeleb veits, aga teeme tasa. Purgisupp, soiakäärik, hiljem viskame kõik riided seljast, käime ujumas. Äkki leiame kuskilt mingi selle rannaduši või millegi ka, värskendame. Tunneme ennast vähemalt inimestena. Ja elu on ilus. Auto näitas 29 kraadi hetkel, aga vesi on jääkülm lihtsalt. Kui mõtled selle peale, siin võõrad saavad kokku ja räägivad omavahel, mis tööd sa teed ja nii ja naa, siis sa mõtled, et järgmised 4-5 kuud me ei pea mitte midagi tegema. Lihtsalt tripid, oled, elad ja tisu. Terviseks. Ma ei teagi, kuidas nüüd öelda terviseks või tisu. Mõnus külm suhtlus pärast on. Jaa. Vot see on mees alles. Kannab kõik ära. Karu treffamine Kanadas ei ole enam mitte midagi uut, aga kui selline vend lihtsalt su kämpimisplatsi naabriks on, siis võtab natuke kõhedaks küll. Tere hommikust! Tere hommikust! Varsti hakkab teema ka kunagi. Mis me tegema läheme? Ärme jahutame munad maha. Ja jahutame munad. Puder on valmis saanud. Kohvid on valmis, munad keedetud. Ja tisud. Hyvä ruoka. Me oleme täna hommikul. Järkasime eilisen tuttavast prantslastega. Hullud tripivad. Tulid just Aussist 3 aastat olid ja nüüd on paar kuud Kanadas ja siis lähevad USA tripile Burning Man Festival ja igavene. Ja siis nad ütlesid, et siin on mingi maha jäetud ränn. Täna hommikul just juures mingi vend lihtsalt tuli läbi. Vaata reide väitnud. Palun. Go ahead. Go ahead. Hello. Siin on muidugi natuke väike koristust vaja teha. Hapukapsast keegi soovib, pliitasjad, äkki teeks hommikusöögi siin või? Selline Ford. Tahad räägida? She wanted to take it, but it's too big. I have to put it on the roof. Tahad jätkata naine või? Ei soovi. Viiu, pea
Vaadake, härra, Fashion Police on siin. Politsei peab teid kinni, mis siin toimub, kuidas te kirjeldate seda situatsiooni, mis siin on. Talle ei lenda. Mingid võõrad jälgitavad apteerahva. Fashion Police piiab. Kuule! Maha! Mida on? Tuul tuleb siit, nagu Bäkkerile ikka, siis lifehack. Kui on liiga palav, tule kose juurde, saab ka enda aluseid tuulutada. Rohkem kaugemale BC's ei lähe. Aeg lihtsalt saab otsa, aga sõidaks hea meelega, kui näed siuksi mägesi. Aga jõudsime campgroundi, kus saab tasuta ööbida ja peab lihtsalt nimed kirja panema. Mis püssiga sõidad, mitu siin rahvast. Party name, Estonians, date, party size, party of 2 on ju. Mingi peoks läheb või? Mitu ööd oleme, mis mudel meil on, kus me pärit oleme, mis värvi on, mis värk on. Me peame oma saidi numbri ka ära vaatama, No siis teeme tuleme nii. sõidame tagasi. Davai, vaatame ja kirjutame ja joonistame ja teeme mõned külmad õlled jahutavas vees ka veel. Kui mõnus, ilus. Kõhud täis ja siis väiksesse Seto, mis on leik või? Väike järv. Seton Lake on. Väike Seto elektripumbajaama järve ujuma. Tere! Mina olen Keili, teie uudistankur ja oleme jälle eetris. Meie selja taga on Setoni järv. Siin kõrval on meil kohe BC hüdroelektrijaam. Aga kuidas sõit möödus? Peab tunnistama, et need vaated olid lihtsalt metsikult võimsad ja ilusad. Nagu enne ütles, keegi võiks need mäed Eesti ka tuua, oleks mida vaadata. Paneme ühe suurelt Paidesse ja igast ilmakaarest iga eestlane näeb mägena. Tere hommikust! Milline imeline päikseline päev jällegi, mida nautida. Tulin ma tagasi siia sama Setoni järve äärde, kus eile päikeseloojangut nautisime, sellepärast et mõnus jahutav, värvid on ilusad, tuju on mõnus, kõik on lihtsalt nii mõnus. Aga nüüd siis aeg on minna jahutama ennast. Mis kell on? Mis värk on? Kuidas ilm on? Kuidas tuju on? See ei ole pilt, see on video. Kõht on tühi, kuum on, palav on, mõnus on. Kell on juba 2+ ja aeg on lõuna teha. Iline lõuna. Aga kõik, mis meil eile valmis tehtud sai, kõik see on siin karbis juba olemas. Saiakäär peale. Ja selline matkalise toit on valmis. Et alustada siis tagasisõitu Vancouveri poole. Mitu kraadi väljas on? 30. Mis siin toimub? Mis asi see on? See on luminaine. On? Täitsa pakib ju. Oo jaa. Pakib või hakkab kokku, küsimus on selles. Muid küsimusi pole. Jaa. Mis tänased päeva elamused on? Elamused. Ups. Me ei propageeri alkoholi absoluutselt mitte. Me ei joo. Külm vesi ja piduri kärsakas ja pikk sõit. Nüüd on siis 3 märksõna.
mägedes mõnus pidurdamine. Lihtsalt veered mäest alla, ma ei tea, palju me sõitsime. 130 kilsa või? Umbes niimoodi. 2,5 tundi. Alates 10 kilomeetrit tunnis kuni siis mingi 60 kilomeetrit tunnis, ega vist kiiremini sõitnud ka. Ja väga palju on tigusid tee peal. Tigude all mõtleme siis juhte autoroolis. Oleme jõudnud samasse kämpimise kohta, kus me kõige ennem siis Vancouverisse väljasõidul peatusime. Mingi Tantaluusi lookout vist oli. Midagi sihukest on. Nimesid me siin hääldada väga ei oska, need on väga võõrad minu jaoks. Aga koht on juba tuttav. Ja tulimegi siia mäe peale vaatama päikeseloojanguid, nii palju kui me seda näeme. Ja kohe share'ime siis teiega ka. Kaamera pilt lihtsalt ei õigusta seda, mis siin päriselt toimub. Tegelikult on värvid on palju kirkamad. Oranžikad, siuksed kollased, mõnusad soojad toonid. Taga meil on sellised lumised, ilusad mäetipud. Eriti mõnusa sellise vibe'iga. Siin on meie suuremad naabrid. Siin on meie väikesed naabrid. Ja siin oleme meie. Eidus. Siin on meie kassa mõnus metsas. Nii nagu me unistanud oleme. Kodust metsas, eks ole. Siin nagu me pargime, seal meie kodu on. Ja tere tulemast meie koju. No paneme siin. Voodis. Siuke teenindus. Meris on jõudnud spaasse. Enne ei saa tuppa minna, kui jalad on puhtad. Üks silmapilgutus hiljem ja on aeg jälle oma primaarseid vajadusi täita. Tulime siia Whitecliff'i parki West Vancouveris, panime kohvivee keema ja siis kuuma vette lisasime veel kuskussi, mis paisub oma 50 minutit ja lõuna on põhimõtteliselt valmis. Lisame juurde tuunikala ja neid küpsetatud ubasid ja pole lihtsamat lõunat lihtsalt välja mõeldud. Sööku valmis. Naine tahab sööma hakata. Ma läheks kõigepealt, aga ei, tema tahab filmida enne. No igaks juhuks siis mäletame ka, mida me siin teinud oleme, mille korda oleme saatnud. Mälu, tead küll, kuidas mul on. Ma ei mäleta hommegi raudselt seda nii, et kui mul seda videotoestust ei oleks, siis ma ei ole seda teinud. Ei ole pargis siin nautinud kohvi, head seltskonda. Seda kuskuussi, tuunikala ja ubadega. Jäädisu. Ja selline vaade avaneb siis paar sammu sellest pargist mere poole minnes. Siin on mingi lõbusõidutiir, mis oleks päris vahva teha. Mitte rindu neile. Saarele saa. No lähme saarele. Saarele saamusi. Lähme saarele. Kohe lähme sinna saare peale. Lähme vaatame, mis värk on. Peale duši on mõnus siuke mägironimine ette võtta. On ju Herakles? Väiksel Muhumaal, väiksel saarek. No matkaline. Kas kuivatad sokke või? Ma ei kuivata, nii palav on, kes ketsid paneb suvel jalga. No kes see tuleb plätudega matkama? Jappen 2 toitakat. Kenad odavad majakesed lihtsalt mingi kalju peal. Vaatavad siin. Siukest baby. Baby. Jällegi. Ei oska midagi paremat öelda kui võrratu. Seal saarel tasakesi käisime musiga kudrutamas. Läks liiga pikale, vesi tõusis. Tundub, et peab ketsid jalast võtma ja naise õlgadele võtma ja kaldale viima. Algul mõtlesime, et oleme ainsad saarel. Väga mõnus, eks ole, üksikul saarel 2 värskelt armunut, eks ole.
aga siin on tulemus. Enne saime üle kivide hüpata. Nüüd me peame siin põlvest saati vees üle minema. Usun, et kivid on ka väga libedad, nii et peab ettevaatlik olema. See mängleva kergusega, mis asja? Seda poissi me vees nägime, korra pistis pea välja, 2 korda võib-olla isegi. Järgmine päeva seiklus on siin rannas. Või noh, rannast hakkab see rada peale parkimisest. Ja kuskil seal taga on üks kivi vaja ära vallutada. Aga alustagem enne kui pimedast ajab. Kuulete mu hingeldamist, jah? Ja algus on juba selline. Nii palju neid samme. Sinna veel edasi. Kui ilus siuke mets on. Väga mingi vihmamets. Nii troopiline selline. Slow down, hold on, take a breath. If I could, I'd make you less. Tere! Keili jälle siin. Jälle mina. Üle kivide, kändude, lugematul arvul trepiastmete jõudsime lõpuks siia Quarry Rocki peale. Kestis jalutuskäik siis umbes 40 minutit, umbes nii palju, nii kaua, nagu seal sadamas meile öeldi. Aga see võttis higi ikka korralikult välja. Otsaesine leemendab, terve keha lihtsalt läbi märg ja hommikusest dušist ei ole mitte midagi enam alles. Kindlasti sadamasse tagasi minnes hüppame peakat, jahutame ennast uuesti maha, sest niimoodi voodilinade vahele ju minna ei saa. Aga nagu nii kuulsime, siis Vancouveris on 2 ülikooli. Üks on seal, kus need suured pilvelõhkujad on. No siit ei ole väga näha. Ja teine on sealpool, kus need suured pilvelõhkujad on. Ja taas vist ei ole midagi näha. Ja see sadama osa, mis seal taga meil on, kutsutakse Deep Cove'iks. Nii palju teadmisi mul selle koha kohta on ja minu poolt kõik. Aitäh! Ujumas käided? Ujumas käidud. Emma mõtleb praegu oma kõikide elu valikute üle järgi. Miks me seda teeme? Miks me sellist elu elame? Miks meil ei ole oma duši? Miks? Nii seal ta läks. Vaeküla poole ära jälle. Koju ära juba. Aga kuidas me rannas pesime ennast ookeani veest puhtaks? Suurtest 4-liitristest kanistritest, kus me siis tavaliselt joogivett hoiame. Kallasime üksteisele värsket vett peale, panime natuke seepi, et saaks värskendatud ja nüüd on jälle inimese tunne. Üks kiire purk enne edasiminekut. Lähme otsime, kus on kodu, mis on kodu, kus on kodukoht. Kuigi kodu on siin samas. Aga lähme vaatame, kuhu me selle kodu pargime. Hakkame sööma. No nii, ütlen ise tere hommikust kõikidele Keili sõpradele, fännidele. Tere! Tara! Tere minu poolt ka! Oleme täna hommikul siin Kuitlemis, Mundi pargis. Veetsime siin oma eelviimase öö oma siis kodus, mis on ratastel. Ja ainult üks öö on veel jäänud ja siis me peame sellele tšau ütlema. Mis tänane plaan on? Vaatab, lähen pilme Rambot äkki veel ja siis ma ei tea, skiid ütleb meile. Siin Vancouveri lähedal peaks veel olema neid Rambo filmimise lokatsioone, nii et proovime kuidagi tikutulega neid üles leida. Et need rajad väga märgistatud ei ole, nii et siuke õnne peale mäng hakkab siin pärast lõunal peale. Kuhu me oleme omadega jõudnud? Lähme teeme samad võtted nagu Rambo tegi esimeses filmis. Esimene film, Young Blood oli vist, või First Blood. First Blood. Ja 40 aastat tagasi umbes.
ja oleme jõudnud siia Monroe Lake'i traili äärde, mida on nagu mega raske leida. Rambuplats läheb siit 2 kilsa metsa vahele. Aga see mets on nii kuulus siin 500 meetrit tagasi sinnapoole. Filmitakse praegu uut filmi nimega Never Let Go. Never Let Go ja seal samas filmiti ka Twilight või? Twilight, jah. Twilightiga. Seega oleme kuulsas metsas. Jaa. Siin kuskil metsas peaks olema siuke junkyard, ehk siis nagu põhimõtteliselt prügila, kus on hästi palju roostes maha jäetud neid trakke, autosid ja kindlasti, mis meil kaasas on praegu, karusprei, sest mida me just tunnistasime, mingi 3 karu nägime lihtsalt ühe tee peal. Õnneks on poisid sõbralikud, aga ikka jah, märgid siin samas. Olge ettevaatlikud. Väiksed karud võivad olla siin. Mis kimate, sõbrad? Üks karu lihtsalt käis mööda mingi hoovi, lihtsalt jalutas. Lihtsalt maja hoovis karud jalutavad. Normaalne. Sellises kohas eladana. Mingit terrassi just ei julge lahti jättagi. Ma ei julge mingi hoovis päikestki võtta niimoodi. Siin on ikka terve perekond ju. Kujutad ette, jätad mingi veranda ukse lahti, lased värsket õhku ja mingi vend tuleb mu küpsiseid sööma. Kindlasti ei. Jõudsime siis kurikuulsasse Rambo filmivõtete kohta. Mis plaan on? Esimene, mis oli First Blood Rambo võtted, olid siin. Aga kuna me vaatasime Keiliga selle filmi ära, vaatasime nii ma ei tehtud, aga no amatöörlik oli kuidagi. Amatöörlikud. Mõtlesime, et teeks üle ja näitaks Rambole, et nagu kuidas päriselt see käib. Ma arvan, vanus on seal maal, et võiks juba Hollywoodi saada küll. Juuksed ka juba Rambo mõõtu ja neid teeme ära. Siit Rambo jooksis ülesse, siit teeme selle täpselt järgi, on ju. Ja siis Rambo jooksis siit üles, haaras selle köie ja vaatame edasi, mis saab. 40 aastat see trakk oli veel ühes tükis. Ja siin all on sodiks sõidetud auto. Volga. Pane ukse lukku igaks juhul. No pane. Pane uks lukku. Ja see on see kuulus trakk, kus peal Rambo istus. Siin on ta tagumiku jälg veel peal. Siin on juba kõik samblasse kasvanud. Uksi enam ees ei ole. Eks see ajahamba vahele ei ole jäänud. Aga selline vinge trakk siis. Ja siin on meie põhistaar. Aga filmivõtted nüüd hakkavad. Filmivõtted läbi ja mis te arvate? Minu arvast 2023. aasta Rambo on ikka kõvasti parem. Minu soov siit, et Enno saaks kunagi Eesti filmi mingi rolli, sest oleks selles nii super lihtsalt. Aga olgu, aeg on võtta tee tagasi Vancouverisse, sest auto vajab ilukuuri ja aeg on anda võtmed uuele omanikule üle.
mõnus. Viisime auto ülevaatusele ära ja siis, kuna meil on nii palju aega, siis otsustasime kõhtu täita. Ja siia tee peale jäi Vietnami restoran. Ma tellisin siis oma klassikalise beef pho ehk siis veiseliha selle Vietnami supi. Tavaliselt ma panen siia päris palju mingit tšillikastet, seda hoisinikastet, äkki tšilliõli. See teeb lihtsalt nii heaks. Segan ära. Ja voila! Ja tisu. Ahoi. Siuke tunne, aasta on juba põhimõtteliselt peaaegu möödas, aga siuke tunne nagu oleks üks päev möödas. Alles filmisime Keiliga nii õnnelikult, kui saime auto, saime uue numbrimärgi ja nüüd on see hetk, kus peab välja vahetama selle numbrimärgi. Selle saame suveniiriks. See läheb uuele omanikule. Quebeci number, PC number. Ja lõpuks on diil tehtud. Lõpuks on diil tehtud. Aga ülevaatusel oli väike probleema ka ja? Probleema oli siuke, kui autot tassime, siis mul ei meeldinud mingi hääl autol taga ja vahetati amordid, mis vahetati ära selle. Nii imelik. Käisime siin Canadiansis, öeldi tagurpidi oli alla pandud. Kuigi ennem ka auto tähega õõtsus, siis enam ei õõtsu midagi. Nii et kanadalased on imelised inimesed. Eelmises kohas Quebecis öeldi, et just oli sellest ülevaatusest tulnud. Aga ma ei tea, kuidas nad nii rumalad on ja amordid tagurpidi panid ja selline asi läks lihtsalt läbi. Et väga küsitav on see. Võib-olla ise tegid? Ei tea. Aga nii see töö käib. Kui Quebecis oli vajalik ainult tagumised numbrimärgid, siis British Columbias on ikka vaja ette ja taha panna. Ja need numbrimärgid siin on nagu mega ilusad, oleks meil ka sellised andnud, mida oleks kaasa saanud võtta. Nii nonnud ju. Täiega ägedad. Olemas. Tehtud. Auto möödud ja meil on jäänud ainult loetud päevad Vancouveris, enne kui lendame Lissaboni poole Euroopas. Vancouveris need viimased päevad võtame ikka väga vabalt, sest et Euroopas meil on lihtsalt nii palju plaanis. Esimesed 5 päeva Lissabonis me aga puhkame, harjume ajavahega ja tutvume vaatamisväärsustega. Siis aga alustame palverännakut Santiago de Compostela poole Hispaanias, mööda Portugali ja Hispaania rannikut. See rännak on umbes 650 kilomeetrine ja kestab 25 päeva. Aga aitäh, et sa kuulasid, vaatasid, kaasa elasid ja näeme järgmine kord juba Lissabonis. Tšau!